Nii. Tere siis lõpuks õhtust või mis see kell on. Moens TV alustab siis ka oma tööpäeva. Tuleb otse ülekanne, tuleb finaalist. Ja tuleb meie lehelt, ma ei tea, algul oli Marks arvust, äkki tuleb Viimsi Betangi lehelt, aga ei. Ma teen ikka siit omad riistad, omad aparaadid ja kõik korras. Kõik kohal, rahvas koguneb, rahvas kohal, publik kohal, mängijad kohal, tšekk, Robin kohal, tšekk, kõik kohal. Et hakkame siis finaaliga pihta. Maris, sa võid Viimsi sinna gruppi kirjutada või Facebooki, et ülekanne tuleb siit. Nad vaatasid algul, vaatasid Viimsi. Nüüd on pahasti. Loosi võitsis. Nii, ühesõnaga loosi võitsid tõrvavõistkond ja järjekordselt, ma ei tea küll juba mitmes see aasta, see hooaeg. Jaa. Väga hea. Nüüd on natuke parem snadi. Et mitte, et siin väga midagi uudist oleks. Finaalis jälle vanad head. Vastasseis on meil siin olemas. Marks ja Edgars versus Kunn ja Robin. Tõrvakotkad, kes on ka ühtlasi Eesti koondis, kes lähevad EM-ile tuplit ja singlit ja segatuplit mängima juuni keskpaigas, täpsemini kusagil 18 seal kandis oli. Et vaatame, kas seekord äkki võiks ju. Et väga hea oleks lõpetada aasta viimane turniir võiduga. Vaat see tuli päris hea asjatus ees ka natuke. Kuuli jagu täpselt mööda. Ja Robin vaatas, et ega siin midagi ei aita, tuleb snadi välja lüüa, kõik õige. Samal ajal juba pronksimatš sai juba läbi. Seal oli niimoodi, et nagu te kuulsite, Kaido ja Jari panid oma paremuse maksma, võitsid 13-6. Nii et kolmas koht Kaido ja Jari. Nii, Kevin pani päris hea kuuli, ees kuul. All good. Jari võtsid ära või? Jah! Jari, jah! Elu rääkime. Nii, veel kord, tegemist on finaaliga, päeva kõige viimane mäng, kõik mängud on teised lõppenud, nagu finaali korralikule turniirile kohane. Ja täpselt paras jagu
Kevini kuul läks kaugemale, Marksi kuul jäi, ütleme nii ütelda, viimase piiri peale. Ja Kevini kord. Väga okei. Nii, kevadel karika finaal sai alguse, kui 3. konverents sai läbi. Marks lõi jälle hästi napilt, enda kuuli oleks ka auti löönud, aga veel ei läinud. Kevadel karika 3. koht. Noh, esimeseks tuli, aga ma kardan, et siin on küll piisavalt palju ruumi. Nii, lähme sulle välja. Nii. Kuna Marksil ja Edgarsil on veel 4 kuuli käes, Robinil on 2 kuuli, lähevad nad kohe seda kuulisid lööma. Nii, ja teie ees kevadkarika 3. koht. Mõtles ümber veel. Okei. Nüüd on siis, arvun, et päris täpselt ei saa. Kas on 1 peal või on 2, siin taga veel on 1 kuul väljakul, aga Robin läheb asetama. Kavalalt asetas kohe esimeseks. Võttis maksimaalselt ruumi ära. Aga no eks oleks ta ka 20-30 senti kaugemale jätnud. Edgars oleks nii lööma läinud. Nüüd on ainult selline variant, et nüüd kui ta pihta lööb, et siis see snadi võib siia taha poole tulla ja siin taga on küll Kevini kuul ootamas, et vaatame, kuidas Edgars õnnestub. Ja jäi lühikseks. Ema on ka vaatama sul tulnud, Marks. Kõik korras? Kõik kohal? Siin ongi mõttekoht, et Edgars juhtis tähelepanu, et juhul kui ta läheb lööma, et siin taga on siin 2 kuuli veel, et mis on veel väljakul, et need äkki vist on veel tervapoiste kuulid, et see löök võib ka pahandust toota, kui ei trehva õieti tabama. Ja jäi lühikseks. Jari, 3. koht. Kes surub või kõik tahavad teada? MVP. Kes surub? Mis seal on? Jari, surub ära. Päris hea kuuli pani, võttis Robinil piisavalt ruumi ära. Vaatame, kas Robin õnnestub sinna 1 punkti juurde panda või mis siin juhtub. Igatahes 1 on praegu peal ja Robinil on 2 kuuli käes veel.
vabandust, tal ennast ma ei näinudki, tal on nii suur pihu, et ei paistnud väljagi. Nii, Robinil 2 kuuli. Lüüa ka ei saa. Aga, no nüüd pani kavalalt endale mõnusa harjutuse. Pani mõnusa harjutuse endale, et muidugi kui läheb nüüd lööma ja tabab seda keskmist enda kuuli, siis võib juhtuda, et lööb ära ka selle ja siis on küll vastastel mitu kuuli, vaatame, kuidas tal, kas nurgad on paigas. Oi! Suurepärane löök. Aga palju tuli vist ära, aga no 2 on number kindel, et kas nüüd 3. see retro, seda nüüd ei oska öelda, mõõdetakse. Aga igatahes see oli kena löök küll ka. Suurepärane. Ei olnud või? Kas oli või ei olnud? Ei olnud. Pool senti oli puudu. 2 punkti. Ja punktiarve avasid rohelised ehk siis Tõrva. 2-0. Nii. Nüüd ma panen kaamera siia. Noh, snadi pandi pikaks küll. Paneme siis siia. Siia nad ise ei tule ette ka. Oi, vabandust. Vabandust. Nii. Aga okei, pikk maa ka, võib-olla no ta ikka on, ikkagi jäi natuke liiga palju ruumi siia, aga no okei. Ehk siis mõnes mõttes kurbusega peame ütlema, et seekord siis see turniiri jäi selleks sisehooajaks viimaseks. Tõenäoliselt trennid käivad siin veel edasi veel mingi aeg teisipäeviti ja kindlasti ja neljapäeviti. Ja kellel huvi ja kellel võti on, saavad veel tulla kampa rahvast kutsuda ja käia siin mängimas, aga tundub, et ilmad lähevad ka juba järjest paremaks ja paremaks, soojemaks, et hakatakse võib-olla ka õues käima mängimas rohkem ja rohkem, aga on ka aeg. Suvi hakkab tulema. Et oli see vast sõit. Selles mõttes, et oli ikka väga hea uudis, et oi. Et Marksi eestvedamisel Marks selle siia tegi, selle halli. See on ikka väga suurepärane asi. Palju võistlusi tehtud. Trenni tehtud, kõik all good, väga super, head tingimused. Ja uuel aastal uuesti. Ma pärast küsin Marksi käest, et vist ka, no okei, see jäi nüüd küll väga lühiksega, aga jäi suuna peale vähemalt. Vähemalt jäi suuna peale, aga nii, nüüd on mõttekoht, mis teha. Pikk maa, see on, kuramus, see on 9,5 meetrit võib-olla see kaugus, et vaat siin nurgas. See on siin Edgarsi kuul. Ai, see läks mööda. Ai, see läks mööda ka. Nüüd oleks vaja ühte õnnestumist. Üks on hea. Ühte õnnestumist oleks vaja. Ja jälle ühikseks. Muidugi tee pannakse kinni, aga
no ta on piisavalt kaugel, et ma arvan, Edgarsil ja Marksil ei ole seda ohtu, et nad seda millegi, kui ka läheb pihta, siis ta vaevalt, et selle kohe peale lükkab, et no kui nüüd Robin läheb ise seda midagi lükkama, siis võib juhtuda see, et ta lükkab selle tee lihtsalt tühjaks. Aga pani viimasega, pani esimeseks. No mõnes mõttes hea, esimeseks ja eest need 2 kuuli on Robini ja Kunni kuulid, et need vähemalt on segavad asetamist, otse peale asetamist. Ja punkt on ka peal, nii et vaatame, kuidas Mark selle löögiga hakkama saab. Veronts ka vaatab, ma loodan, et Veronika on juba kodu jõudnud. Autoroolis me ometi ei vaata. Kindlasti mitte. Ai. Nagu kuuli jagu. Noh, ta on nagu oi, kui napilt see oli. Läheb uuesti, uus üritus. Nüüd oli ilus pehme löök, selline pehme löök ette maha ja ise jäi punktiks ka. Või ei jäänud, või siis jäi. Noh, ütleme nii, et jah, et need 2 kuuli siin, veel kord ütlen, need on piisavalt pahad, et otses nadisse tulla asetada. Et noh, seda hirmu, ma veel kord ütlen, seda hirmu vist ei ole pigem, et nad midagi seal peale lükkavad, ma vaevalt kahtlen, aga lihtsalt, et ta ei pruugi punktiks tulla, lihtsalt need on kauged kuulid, aga nad on ees suuna peal. Noh, kui siit täitsa paremalt tulla, jah, ehk siis siit vasakult. Ja jäi lühikseks. Marks veel uuris üle, et kas ikka on 2 peal kindlasti. Nii, et ja kui see tänane võistlus siin nüüd otsa saab, mis meil siis ees ootab, mis meil siin on, mis siis maikuu tuleb, kas äkki Tartus on mingi turniir või peaks olema maikuus ja 24 vist äkki oli kalendris mai, peaks olema naiste MM-i või oli see MM-i, naiste MM-i katsevõistlus peaks tulema, või oli EM, Riodele peaks tulema 24 mai. Ja meestele ei tea, sellepärast, et mehed Eesti ei ole, oota, ei jaksanud, näeb, ta ei jaksa, ta on ikka piisavalt kauge. Edgars läks oma kooli nagu peale mängima, aga lühikseks jäi. Et Eesti ei ole saanud kvalifitseerinud sinna MM-ile veel ja kõik me oleks lootnud, et äkki Eesti saab selle kutse
aga veel ei ole kutset saanud Eesti. Et kui nüüd lähinädalatel Eesti selle kutse saaks, siis ka tehakse meeste katsevõistlus samal ajal kui naiste omad ka, aga jaa, õige, et tähendab ongi nii. Eesti ei ole kutset saanud, aga igaks juhuks vist ikka tehakse, mehed kutsutakse ka kohale, kellel huvi on. Et ka meeste katsevõistlus tehakse samal ajal kui naiste katsevõistlust Riiodele. Ja siis, kui Eesti siis seda kutset ikkagi ei saa, siis pidi Enn ütles, et siis makstakse see osavõtu tasu võistlejate tagasi, kes katsevõistlusel osalevad. Ja sinna ei saa. Aga noh, ärme rutta sündmustest ette. See on maikuus. Noh, siin Tegelinskis. Snadi ei ole visatud küll, olge. Ma vaatasin, et Snadi on siin, aga okei. Ja mis siis edasi? Kes tahab Lätiga? Kes tahab? Näed, seal on kommentaatorid. 2 Läti kommentaatorid teevad ka laivi siin. Juuris küsis, või Kristaps küsis mu käest, et kas ma niimoodi tahan teha, et ma ainult filmin ja nemad pistiitavad seal, räägivad juttu, aga ma ütlesin, et nii ei käi. Meie rahvas ei saa teadupärast mitte tuhkagi aru läti keelest enamus. Et las olla nii. Nemad teevad oma ja meie teevad oma. Ja vaatame selle finaali ilusti ära. Näe. Väga hea. Meil on interaktiivne see ülekanne, et siin tuli kohe operatiivne info, et 80% makstakse selle osavõtu tasust siis tagasi, kui katsevõistlustel Eesti ikkagi ei kutset ei saa sinna. Ja see peaks toimuma, see MM peaks toimuma Tai kuningriigis. Kujuta pilti. No Tai kuningriik on nii kaugel, et toda ei paista siit äragi. Sinna ikka annab minna. Aga esialgselt algse plaani järg pidi olema üldse Malaisias, mis on Kuala Lumpuris, Malaisia pealinnas, aga siis muudeti ära, et stopp. Teeme ikka kusagil ligemal ja siis mõtled, et Tai, aga noh, ega ta Tai ei ole ka palju ligemal, aga jaa, ei, sinna see on kunagi alles sügisel. Sinna on nii palju aega, et meil on siin suvi on ees, meil on terve suvi ees ootamas, siin on palju toredaid võistlusi ja tiitlivõistlusi, Eesti meistrivõistlusi, tiitlivõistlusi, kõik medalid jagatakse välja. Et siin on palju, terve suvi on ees meid ootamas, siin on palju ilusaid mänge ja õnnestumisi ja emotsioone on ootamas. Pluss veel, kas oli see juuli lõpp või täitsa augusti 1. kuupäev või millal see aasta tippsündmus klubide karikas on, mis toimub jälle Väätsal see aasta. Seal on palju väljakuid, seal on väga okei. Et ja kõik Eesti meistrivõistlused, kõik tiitlid jagatud. No näed, need on nii aktiivsed kuulajad on. Et meeste MM toimub novembri lõpus, kes tahab plaane teha ja hakata vaikselt mõtlema, et siis novembri lõpus, kui huvi on, Eesti kutse saab, tuleme kõik kohale, võidame katsevõistlused ära ja ootame kutset. Nii. Edgars tegi jälle ilusa kõrge viske ja jäi täpselt Snadi ette, sinna ruumi jäi, aga ilmselgelt seda Robin läheb lööma. Siis on Robin oma kuulid selleks vooruks ära visanud. Selline pehme löök, väga okei. Vahet pole, ise sinna ei jäänud, punktiks jäi, 2 punkti peal tõrval. Ja kuule peaks nagu jaguma. 3 kuuli Marksil, 3 kuuli Kunnil. Noh, kui mõtleme, et Marks paneb esimeseks, Kunn lööb ära, jääb. Marks paneb esimeseks, Kunn lööb ära, jääb. Ja nii edasi. Noh, kavalalt pani. Et noh, mõttekoht, et kas mine nüüd lööma või asetama, aga ikka minnakse lööma tõenäoliselt. Seepärast, et tegu on finaaliga, siin pole mingite
mingit Jamma-Joo liiga ei ole siin on ikkagi mängitakse finaali ja läks, aga kavalalt lüüakse niimoodi pehmelt, et väljakult õue nad ei lähe. Väljakul on. Praegu on Kevinil ja Robinil ikka kõik kontrolli all. Nendel on 2 punkti peal. Ja viimase kuuli õigus on ka nendel veel, et häda midagi. Lihtsalt on vaja õnnestuda. Et suure tõenäosusega maksimaalselt, mis siin Marks ja Edgars võiks saada, on 2, mida ma siin näen, aga vaatan, mis Kevin teeb. Noh. Nüüd oli natukene suurema hood, pani kuulile sisse. Ja ongi niimoodi, et üks asetab, teine lööb. Ja vaatame, kas mingi ütlemine on, et jaa, snatti ei saanud. Jooda ta otsis seda snatti, et saaks selle kuuli snatti panda. Et kas öeldakse, et asetusega võetakse mänge, löömisega võedetakse punkte. Vaatame. Üle. Nüüd läks üle lööma. Häda tal nüüd oli üle lüüa. Oleks nüüd samamoodi ette jätta. Keegi ei oleks naernud selle peale, kui oleks lühikeseks löök jäänud. Tähtis oli lihtsalt kuuli ära saada. Aga no hullu pole. Edgars ja Mark said 1 kuuli juurde. Punkti. Seis on 3-2. Ja samamoodi Marks viskab snadi välja. See tähendab seda, et viimase kuuli õigus on jällegi Robinil ja Kevinil. Nad panevad selle snadi täpselt sinna vahekäiku, et kas ma proovin jälle sinna minna, et sinna nad vähemalt ei seisa ette, et ma saaks ilusti kaameraga siit kinni püüda. Ega ilu ei saa patta. Vaatame siit väravast kohe hea vaade. Niiviisi. 3-2 Marksile ja Edgarsile. Ja nüüd saaks viit. Marks pani täpsustas ära, et see, kui viskad auti või väga halva viskad, et siis see on Uugametsale. See läks pikaks. Edgars ise ka ei ole väga õnnelik selle peale. Kevin jättis oma mängu. Oma kuuli jättis mängu. Ruumi muidugi jättis, ta on natuke kõrval, et siin Edgarsil ma arvan, millega pärast seda teist kuuli auti ei viska. Vaatame. Täpselt nii ongi. Natukene läks pikaks, nüüd ta viskas oluliselt madalamalt. Snadi liikus ka paar senti edasi, aga tuhka sellest. Robin läheb seda lööma. Jäi lühikeseks ja suund oli ka vale.
päris hea asetus. Natuke oleks võinud suunda hoida veel Edgarsi kuuli juurde suunda, aga ole paha, vaatame. Noh. Tegid seal? Hola, señora, hola, hola. Jah, ütleme nii, et täpselt mööda. Täpselt mööda. Ja mis meil kuuliseis on? Robinil 1, Kevinil 1. Suund oli täpselt samasugune kui esimesel viskel, aga esimene läks natuke pikemaks. See jälle seevastu natuke lühemaks, aga suund vale. Ja tulu ei toonud. Ja nüüd on kuulid tasa. Kuulid tasa. Ainuke vahe on see, et kuulid on tasa, aga väljakul on praegu 3 kuuli, millest 2 on tervapoiste kuul. Ütleme nii, et nagu ütleb sõber Tomasso, prof 2 korda ei eksi. Antud juhul siis prof 3 korda ei eksi. 3. kuuliga ilus jätto. Ja tundub vist on isegi 2 peal nüüd. Nii. Vaatame, kas Kevinil on vastus olemas. Ja jäi täitsa lühikeseks. Täitsa lühikeseks jäi see ju ka. Kas sul on külm? Kertul ei ole külm. Pagan küll need. Mis tehakse? Noh, esimeseks on esimene. Aga Edgars mõtleb siin välja kõik halvimad stsenaariumid, mis võib juhtuda, et kui ta pihta saab, et mis siin juhtuda saaks, aga praegu on 2. 3. on Edgarsil ja Marksil. Jätoga 3. Mööda. See läks mööda ja see ei olnud väga ilus voor, ütleme nii. Aga ei olnud ilus voor, aga Tõrva saisid punkti juurde. Kas publik laineid ka teeb või midagi või? Ja teeb ikka, muidugi teeb. Kõik korras. Näe, seal ka Janju on ka seal, kõik korras. Tehti natuke laineid ka. Nii, päris hea koht. Kaameramees sai nüüd väga hea koha. Vipi koht. Noh, kohe ei ütlen siis. Vamos! Eesti mees.
Ilus löök, aga väljakul ei jäänud mitte midagi praegu. Seis on 3-3. Küll ma tihti ikka mõtlen, et kuidas Edgarsi Woods ikka kohale tuleb. Sa ju näed, et ta poole platsi peal maandub maha kõrgelt. No mitte poole peale, aga kohale ta tuli. Okei. Kui midagi halvast, midagi positiivset näha, siis kuulile pihta ei saanud, slaadile pihta sai. Ruumi tuli. Nii, nüüd ei tohi eksida. Nüüd oleks vajalik, et kohe väga hea saaks. Ma arvan, et lihtsalt hea, lihtsalt parem. No too on muidugi kõige esmalt, aga ütleme nii, et vajalik oleks väga hea. Oi. Ütleme nii, et heast oli asi kaugel. Pigem oli ikka katastroof praegu see vise. No ühte head oleks vaja. Siis on see nii pikk maa, et ega Marks kui lööma läheks, et ega ei ole lihtne siin asetada või lüüa ka teha. Noh, see on esimene. Aga see ei ole hea. See ei ole piisavalt hea, ma pakun. Ma arvan, et Edgar saab sellest jagu, aga nad ei lähegi üldse asetama, nad kas lähevad lööma kohe, jah? Või mis nad teevad? Ikkagi asetavad siin ruumi meeter. Pannakse strateegia paika, et millist taktikat pakute. Minnakse ikka asetama. Edgar arvas, et kas minna äkki selle oma kuuliga pealt mängima ja lükata natuke edasi. Marks ütles, et ära mine lükkama midagi siin, et pane lihtsalt esimeseks. Mõõdetud, väga mõõdetud. See kuul oli viimase piiri peale viidud. Aga nüüd on selline seis, et kuna Robinil ja Kevinil on 2 kuuli ainult käes, pikk maa, samas. Mis me teeme? Lööks punkti maha, on punkt maas. Läheb punkti maha lööb. Hästi lõige välja. Ilus. Noh, ega midagi. Punkt maha ja vaatab edasi. Vastastel on 3 kuuli käes. Ja milline on ruumi. Ma arvan, kes nüüd oleks see koht, kus ta võiks oma kuuli kaudu ikkagi päeva lõpuks ikkagi minna. Et see kuul ka mängu tuua. Aga ei tea.
aga see läks nüüd õue. Nüüd ei olnud nii palju õnne nagu ennest. Ma arvan, et Edgars näitab, et ta ikkagi läks sihtima, ta ikka läheb oma kuuli otsima, aga ei saanud pihta. Tugevus oli okei. Kui ta selle tugevusega oleks oma kuulile pihta saanud, siis oleks küll vähemalt üks olnud peal, aga läks oma kuulist mööda ja läks ka piiridest välja. Et nüüd ei ole nagu väga katastroofi jälle ei ole, et siin Marksil on 2 ja Robinil 1 kuul. Pani selle Edgarsi kuuli ligidalt ja pani esimeseks. Nüüd on mõttekoht, ruumi nagu jäi. Kas minna lööma, punkt maha. Kui ta nüüd eksib, kui nüüd Robin eksib, siis tõenäoliselt läheb Mark selle kuuliga peale mängima, tuleks lihtsalt 3, aga ta läheb ikkagi, üks variant tuleks ruumi maha võtta, asetada, aga mis ta teeb? Asetab. Okei, no hoog sai otsa, jah. Aga vähemalt ei läinud õue ja ruumi võttis natukene vähemaks. Need on tõrvapoiste kuulid ja see on Marksi Edgarsi kuul. Ja 1 punkt on peal ja viimane kuul on praegu Marksil. Edgar saab muudkui peale, et lükka takka, ütles too inglise keeles, tähendab push. Too tähendab eesti keeles lükka takka, aga vaatame, kas nüüd. Ja jääb lühikseks. No jällegi võib ütelda, et selline kehvakene voor tõrva poolt, aga kõige hullemast pääsid, vastane sai 1 punkti, küll nad läksid juhtima 4-3. Aga oli õnne. Ja ma arvan, et see, et Robin läks asetama viimase kuuliga, et ei läinud lööma, see oli nagu ikkagi õige otsus, et võttis natuke ruumi maha ka. Nii, nüüd ma tulen hoopis oma kaameraga siia. Jari on juba väga joviaalses meeleolus, tuleb hea muusika, hea seltskond, pronksmedal, kui siin medal või karikas, mis siin koguni anti. Igatahes 3. koht on käes, mis viga rõõmus olla. Ikka on rõõmus meel. Nii, Edgar sest siin kunnile ruumi, vaatame, kas kasutab selle ära. No, on see! Pihta löök Marksi poolt. Ise läks õua, Kevini kuuli jäi väljakule veel. Kavalalt pani
oleks natti pannud, oleks selle Marks lööma läinud. Muidugi veel kavalam oleks olnud, kui ta oleks mingi 10-15 senti veel snadil ligemal olnud. Huvitav, mul see näitab siin, et Villi vaatab 2 korda. Viljar Kerb watching ja siis on veel keegi veel üks Viljar Kerb watching. Ma ei tea, kas sa käisid vahepeal ära, Villi, või ära mine kuhugi. Kannata nüüd just ära see finaalmäng, viimane mäng, hooaja viimane võistluse viimane mäng. No see tuli parasjagu. See on kavalalt pandud jälle. Lüüa nagu ei saa. Kavalalt pani. Ruumeniga on veel Kevinil. Loodame, et saab sinna esimeseks. Isegi snadi võib natuke edasi tulla. Oleks super. On see? On veel? Lõpuks keeras ära natukene vasakule. Oli tulemus otse snadi peale küll, aga vahet ei ole. Vaena ringis. All good. Väike riivakas ainult. Ja Kevini kuul jäi punktiks, väga heaks punktiks. Ja enam nad ei julge lööma minna. Edgarsil on kuul. Edgarsil on... Mis tal on? Edgarsil on 1 kuul ja Marksil on 1 kuul. Ja Robinil on 2 kuuli. Või 3, Robinil on 3 kuuli. Ai! Ei jäänud seisma, vaata. Küll ta tuli hästi, aga seisma ei jäänud, aga fakt on see, et Marks ei saa ikkagi lööma minna, sellepärast, et Edgarsse pani päris hea kuuli siia. Võttis iga ruumi ikka väga väheks. Vaata, mis Marks viimase kuuliga välja mõtleb. See ei põrkanud nii, nagu ta oleks tahtnud. Ja nüüd on mõttekoht. Robinil 3 kuuli. Mis teha? Mis teha? Minna seda lööma, seda paari. Kas või läbi enda oma lüüa see kuul minema, tuleks ruumi juurde. Muidu siis jääb kohe see punktiks, on ka vastaste kuul. Et pigem ei minda jantima. Ma arvan, et ta läheb kindlasti vähemalt 3. viskamata. Kui ta selle kuuli ära võidab, siis kas ei tuli ei tulnud. Kas tuli? Ei tulnud. Tuli. Kevinil pöial püsti. Tundub, et isegi tuli punkt. Nüüd ei ole üldse lööma mõtet minna praegu. See jääb lühikeseks, keerab kohe paremal ära. See ei tulnud. Ja viimane kuul. 2 punkti on peal. Kas tuleb ka 3? Ei tule. 2 on number.
ja omakorda läks nüüd tervapoisid ette 5-4. Väga tasavägine. Ahi pandi tööle. Kerdobesed nõusid. Väga tubli. Kuidas läheb meie päeva uusiste reporteri? Väga hästi läheb. Kas väikest intervjuud anda? Ei, intervjuud ei võeta. Me võtame intervjuud. Täna võtaks intervjuud ainult mängumeestelt, kes on osavad mängumehed. Jah. Las ta jääb praegu. Las ta jääb. Jah. Palju meil vaatajaid on? Meil on väga palju vaatajaid. Jah. Kas küsida kommentaatorilt, kuidas tänane päev läida? Tänane päev, aitäh küsimast. Väga hea küsimus. Jah. Tänan küsimast. Vasta siis. See oli väga hea küsimus. Aga noh, saavutasime tugevas konkurentsis. Sa mõtled mina või? Minu esitus või? Ikka jah. Jaa. Saavutasime tubli 6. koha. Jah. No, tubli 10 on hea ju. Ikka. Ja tõrvaklubid on kõik on ju 16 hulgas. Jaa, olgu see ka ära märgitud, et täna oli tõrvaklubist 2/3 oli kohal tervest klubist. Ehk siis 8 liiget oli täna kohal. Ja kõik on 10 hulgas. 4 paari, kes meid oli, kõik olime 10 hulgas. 16 sees. 10 hulgas ka. Jah. Jah. Me olime tõrvaklubist, ei olnud ikka. Kõik olid 10 hulgas. Kõik olime 10 hulgas, vot niimoodi. Jah. See stabiilsus on kõva. Jaa. Väga stabiilne. Jah. Et ei ole mõtet tulla siin kuskile mujale mängima, et vaata see klubide karikasari ja tõrvaklubi on lihtsalt teistest üle. No ta on stabiilne. Ja. Oota ära nüüd liiguta. No, mina ei ole liige, aga ma olen seal väljaspool, mina olen Ida-Virumaal, räägin praegu. Su murakast on aru saada, et sa oled jannud. Nii. Marks tegi oma töö hästi ära. Ja nüüd on, kas on jälle mingi mõttekoht või? Kas on mõttekoht? Minna kohe lööma või? Ja minnakse. Looduses, et äkki ise jääb. Ei ole. Oi, see läks täitsa mööda, ma juba nägin kohe ära. Kas Kaspar on juba kodu jõudnud viimati või? Kiired poisid. Oi. See oli nüüd pahandus küll. See voor tuleb nüüd jälle, tuleb hakata kaitsma ja nuputama, et üle edab see voor kuidagi. No muidugi täpselt pihta. Järgne korda mõttekoht, kas nüüd minna lööma äkki või? Vastastel on 4 kuuli käes ja Kevinil Robinil on 3 kuuli käes. Noh, kui Robin selle ära saaks, ei oleks jälle väga paha seis. On see. Ja mulle tundub, et siin tagapool on ka veel üks kuul väljakul, mis on Kevini kuul, et hetkel Marksil ja Edgarsil ei ole kuule väljakul. Aga nad ikkagi pigem ta vist läheb lööma ja jääma. Jaa, noh, kuuli sai eest ära, ruumi ka tuli natuke juurde, aga endiselt on Tõrval 3 punkti peal. Ja kuulid on niimoodi, et
2-3 on praegu veel Marksi ja Edgarsi kasuks, aga nii, nüüd saab öelda, et on kuulid tasa ja kindlasti seda minnakse lööma, sellepärast et see on suht ligidal ka. ja noh, hakkab tulema ka ju. See oli paras pähkel nüüd närida vastastel. Kui me räägime jätust või kui me räägime karust, siis selle nimi on karu. Nagu aabitsest. Super vise. Vastased kohe pinge all, kuigi neil on üle kuul on neil, aga väljakul on ju 4 kuuli on ju tõrvalpoistel. Et jaa, kui vahel tundus, et alguses, et ka see voor hakkab kiiva kiskuma tõrvalpoistel, et ei tule kuidagi ja ei tule seda õnnestumist, siis nüüd võta näpust, tuli initsevaad. Nii, nüüd on mõttekoht. Kindlasti ma arvan, et ta paneb Edgarsi asetama, et vähemalt ta teiseks tuleb, et võidaks need ülejäänud kuulid siit ära. No ma arvan, sellega ta saab hakkama ka. Sellega ei ole küll probleeme, aga siis on järgmine küsimus, mis nad siis viimase kuuliga teevad. Kas minna siis lööma? Pigem mitte, sellepärast, et kui nad lüüa oleks tahtnud, oleks nad kohe löönud. Läheb viimasega lööma ja juhul kui eksib, siis on Kevinil 1 kuul ja saab seda Marksi kuuli rünnata veel. Edgarsi kuuli tähendab. Ja ka see läks nüüd isegi teiseks ei tulnud. Üllatuslikult millegi pärast jättis ta lühikeseks või madalaks selle viski. Tavaliselt Edgars viskab nagu kõrgemalt. Ma ei tea, miks ta nüüd madalalt jättis. Nii. Plaanid selged. Edgars näpuga näitas ära, kuhu Marks peaks selle kuuli asetama. Ja praegu on 2 punkti, no ütleme 2, Edgarsi see vise võttis 2 punkti maha, 4 oli peal kõrval. Aga praegu on endiselt 2 peal, nii et ma arvan, et kui ta nüüd lukku ei pane, siis Kevin läheb kindlasti lööma seda Marksi kuuli. No nüüd on mõttekoht, kas kavalalt pani teiseks, siin on muidugi võimalus, et need mõlemad on vastaste kuulid, et kui ta seda nüüd lööma läheb, et äkki läheb ka see minema ja siis tuleb ka see punktiks. Samas on ruumi siin nii palju, et võib asetada lihtsalt ja lähevad lihtsalt vastupanu teed, ei hakka siin riskima. Et loodavad, et asetavad lihtsalt 1 punkti juurde ja siis saab 2 punkti, et on super. 2 punkti juurde, parem varblane pihus kui kuulid katusel või oli see vastupidi. Igatahes Kevin ja Robin said 2 punkti juurde ja seis on, vaadake ise, roheline ju juhib 7-4. Robin, Kevin juhivad 7-4. Vaatame, kus ta snadi paneb. Näe. See kaameramees võiks ka vähe kobedamalt kõndida. Liigub siia juurde, kus on otse sündmuste keerisesse, ütleme nii. Otse sündmuste keerisesse, vaatame. Ma võtan selle kätenet siit eest ära. Hoia mind endale.
kavalalt pani, väga hea suund, väga super asetus. Vaheline ringis. Ja Kevin läheb uuesti asetama. Puhas töö, väga puhtalt löödud. Nurgad paigas, ise jäi ka veel punktiks. 3 kuuli on kõik on väljakul. Vastastel 5 kuuli käes veel. Vastastel 5 kuuli käes, ruumi on nagu ikkagi piisavalt palju. Noh, nüüd läks oma pikkaviset tegema kõrget ja nüüd viskas natuke liiga optimistlikult võib-olla. Ja ka see läks pikaks. Endiselt on 2 punkti Tõrval peal. Tõrva võistkonnal. Ja kuulid on tasa. 3-3 kuulid. Marksil 3 ja Robinil 2 ja Kevinil 1. Kindel esimene. Kindel esimene. Nüüd oleks Robinil vaja õnnestumist. Praegu on kõik trombid nende käest. Nendel on viimase kuuli õigus on nendel, et vaja oleks kohe õnnestuda. Immediately. Jah. Ai, kui nüüd tegi kupuka, mis nüüd juhtus? Juhtus, mis ta juhtus, no. Oh, issanda püss, no kus ta nüüd siia, kuidas see lilleke sinna tuli nüüd? Näe, Musi tuli ka vaatama, väga hea, Musi on kodus juba. Musiga mängisin täna. Oota, proovin. Oh, hästi. Hästi. Merki jõudis juba kodu minna. Oli väga väsitav päev oli. Saavutasime tugevas konkurentsis 6. koha. Ja seda puhtalt sellepärast, et Merikse võistkonnas ei olnud ühtegi tulistajat. Ma mõtlen mind.
kindla peale esimeseks ja päris hea suund ka veel, aga come on. Ei ole. Kuna midagi juhtud, tuli vahepeal reklaamipaus. Kindla peale 2 punkti. Ei tulnud kahjuks siit kõige paremat tulemust tervapoistele. Aga ei ole hullu. Muidugi tolle hulluga on selline asi, et suhteline asi, mõnele hullu, mõni viiaks hullumajja. Aga Marks ja Edgars sai 2 punkti juurde ja ma arvan, seis on nüüd 6-7. Vaata. Vaata. Seis on 6-7 on seis. 6-7. 6-7, jah. Vana hea 6-7. Huvitav lugu. Nagu te kõik märkasite, siis vähemalt mõneks ajaks tegid nad vahetuse, Edgars ja Marks. Hoopis Marks hakkas esiasetajaks. Ai! Ilus jäto, aga snadi õue. Tühi voor. Come on. Ikka mängitakse siia nurka, ei mängitud nurka, pandi siia. No siin on kõige parem koht filmimiseks. Siin on nagu kõige parem koht filmimiseks üldse. Palun. Ai, Lika on ka kodu jõudnud juba ja juba diivani peal, nurga diivanis juba vaatab. Las ma arvan. Mingi mull on käes niikuinii, mingi mulli jook, mingi väga maitsev külm, posutab. Hea vaadata.
Noh, jälle väga hea kuul. Koduväljak Marksil. Olgud. Robin läheb lööma. Jah! Pagan! Mõned sendid oleks nüüd lühemaks jääda ise. Aga no kupukaga ruumi tuli küll. Aga võistkond Mustas peavad ikka asutama minema. Ruumi on. Häda midagi. On see? Kõlbulik. No Lika, ma ei eksi ju, mis ajad mulle siin juttu teeb? Parasjagu kratsis ära, ise jäi väljakule, Kevini kuule uue. Vastasel 2 peal. Kas keegi oleks, ei, Edgarsi kuul, kas keegi oleks, eile oli mullipäev, no eile on nullipäev, täna on mullipäev, homme ka võib-olla mullipäev, homme on tööpäev, homme on pühapäev, homme ei ole mingit mullipäev või tööpäeva. Aga kas keegi oleks osanud arvata, et enne seda lööki, et see kuul kusagil siit koos Nadiga tuleb siia, see on Kevini kuul, see on Edgarsi kuul. Et väga huvitav situatsioon oli praegu. Edgars läheb lööma. Väga puhtalt ära löödud. Aga õue ei läinud Kevini kuul. Tõnis on tulnud vaatama. Tore, väga tore. Kurat, suund oli hea. Nüüd lagunes Robin hetkeks ära. Nüüd oleks vaja Kevinil päästa, mis päästa annab. Lukk oleks väga hea. Või noh, kuhugi selle kuuli suuna peale siia ette, et Mark seda, või Edgars siis saaks seda lüüa või Edgars, või Marks jumal teab. Oi. Tuleb! Kapteemet! Mina nägin, küll selle koha pealt ma nägin, et ta hakkab tulema siia lukku. Aga tutkit, ütleme nii, et tutkit läks täpselt pikaks. Täpselt pikaks.
nüüd juhtus selline lugu, et väga hästi lõi ära ja see, mis siin oli Kevini kuul, ta jäi isegi selleks jäi punktiks, et lihtsalt ütleme niimoodi, et ma võin kaameraga hakata juba sinnapoole ära ronima. Et tundub, et 3 punkti tuleb, on tõsiasi. Et valus voor seekord. Valus vool Tervale, aga ei ole hullu veel. Endiselt on seis 7-6, 6-7, 6-7. Virtuaalselt. Ott ka tuli vaatama, väga okei. Nii, 3 punkti. 3 punkti ja sellega revis nüüd. Come on, Robin. Tuleb. Ei ole hullu midagi veel. Seis on ainult 9-7. Piisab ühest heast voorust õnnestusest ja on jälle kõik hästi, kõik on rõõmsad. Nii, nad peavad seal koosoleku veel. Väike koosolek. Kiidavad, innustavad, kannustavad üksteist. Ja. Terva poolt vaadates 7-9. Nii. Huvitav oleks teada saada, kas ma Snadi NC. Kui nad siia ette seisma ei tule, siis ma jään kaameraga siia praegu. Ei tule praegu Robinil, aga vaja ju oleks. Edgars ja Marks juhivad 9-7. On ikka ju! Noh! Kohe ei öelnud siis. Raha peale või? Praegu oskab mööda lüüa, praegu on raske, kõik läheb pihta praegu, ma ei tea, aga vales mängus.
õue, õnneks. Okei, selle tulemuse võtavad Robin ja Kevin hea meelega vastu. See result on okei. See voor hakkas jällegi käest näppude vahelt ära minema, aga ei ole hullu jälle. Oi, kui hea koha peale. Nad kohe oskavad seda snadi visata väga hea koha peale. Jaa. Huvita, kas Ida-Virus oli täna mingi võistlus ka või? Virumaal Vokas oli mingi turniir või? Suhteliselt vähe oli täna osalejaid sealt poolt. Ei. Siin ikka mõned ikka olid. Paar võistkonda tegelikult ikka oli. No. Kaugus nadist pole väga paha, aga pigem taga kuulnud. Ma arvan, et seda vist kohe ikka lööma ei minda. Okei. Siis teil ei olnud seal seekord, jah? Okei, noh, jah, teil ikka ongi neid väga tihti seal ka. Väga tublid olete seal. Jah, töödegi ära. Robin ise ei ole väga rahul. Aga noh, mis sa hädaldad? Mis siin ikka? Vastase kuulu õues. Vaheline ringis, olgud. Jaa, päris hea kuuli pani. Väga hea asetus. Robin lööb. Nii nunnu löök, täitsa selline pehme, vaata. Ilusti jäi sinna ilusti punktiks ju ka ju. No. Muidugi nad on natuke sama, on peaaegu sama liini peal küll, aga Terval on praegu 2 kuuli peal. Väga okei. Lihtsalt midagi ei ole ütelda, siin käib finaal, ma ütlen teile, suurepärane löök retroga punktiks tagasi. Õnneks ei tulnud selle ära minema kuuliga, ei tulnud see kuuli minekit. Et praegu nüüd eeskuul on seal Edgarsi kuul ja nii on, aga Robin läheb ka seda lööma.
on ikka. Jah, sobib. Miks sobib? Paljud küsivad minu käest, miks see sobib, no aga selle pärast sobib. Kevin, see on ka tegul või? Ei, okei. Ehk siis see sobib sellepärast, et see snadi tuli nüüd siia Kevini või kuuli juurde. See on vastaste kuul ja too on vastaste kuul. Väga kaval löök. Aga ega midagi. Nüüd kui Edgars läheb lööma, on suur oht, et läheb ka see kuul siit minema, aga vaatame. Ma ei filmi Edgarsi, ma jätan kaamera kuuli vaatab. Noh, see läks nüüd mööda. Ja päeva lõpuks oleme õnnelikud, Edgars peab olema, et ta läks mööda ja läks oma kuulist ka mööda, et vaat siis oleks pahandus olnud, kui ta oleks selle tagumise enda kuuli, aga ta maandus täpselt siia kõrvale. Ja nüüd on, kas lähevad veel riskima? Kuule on neil 2, Marksil 1, Edgarsil 1. Kevinil on ka kuule. Oi. Ütleme siis nii, mis me ütleme. Ma arvan, et nad olid selle riskiga arvestanud, et võib ka tagant enda kuul ära minna. Aga niimoodi nad nüüd küll ei tahtnud, et puhtalt tagant enda kuul ära läheb. Seda nad ei tahtnud küll. Aga ma väidan, et nad selle riski võtsid, et lähevad mõlemad kuulid minema, aga ei ole hullu. Mis sa ikka ära teed? Selline see petank on. Pikk maa ka. Ja siin on nagu kõik okei. Seda ma tean, sellele. Nii, et ütleme siis vaheseis on selline. See on Kevini kuul, see on Robini kuul ja see on ka kõik. Väljakul rohkem kuule ei ole. Marksil on 1 kuul käes, Kevinil 2 kuuli. Vaatame, mis Marks välja mõtleb. Vaat see ei olnud küll väga hea. No nüüd peab targalt mängima, nüüd on ikkagi seisnud punktiks ka, 2 punkti on peal nüüd. Nüüd on võtukoht, nüüd on nagu korilusega vaja tegelema hakata nagu kibedasti. Siit on vaja võtta punkti ja rahulikult, ruumi on, ei tohi eksida. Fookust ei tohi kaotada, sellepärast et Marksili juba ei tund välja. Sama jama võib juhtuda ka Kevinil, et siin peab ruumi on, siin tuleb lihtsalt tähelepanelik olema. Ei saa lihtsalt on, kui on sellist kingitust rohkem ei pruugi anda selle mängu jooksul vastased. Vaata, mis Kevin teeb. On. No ta arvas, et paneb esimeseks ei oleks vaja panda olnud. Et isegi väga super asetus, mõõdetud, väga okei. On ikka, on. See oli piisav, see oli täiesti piisav. Kõik on rõõmsad. Eelmine voor, kui läks kehvasti tõrval, siis see voor tuli ka paremini välja. Publik teeb laineid. Kõik teevad laineid. Väga okei. Meeleolu on väga hea.
meeleolu on väga hea. seal kaugemal käivad tõsisemad mehed, mängivad, teevad Olibeti või ma ei tea, kellega nad koostööd teevad. seal on väiksed panused tehtud. Lätlastel on ainult 4 vaatajat. Lätlastel on 4 vaatajat muidugi, noh. Seepärast, et tank on ju, see on meie mäng. See on meie mäng. Come on nüüd. Ja ma ütlen vahepeal seisuga ära. Kevin Robin juhivad nüüd hoopis 11.9, 9-11. Ehk siis 9. november või mida iganes, või 9. september, 11. september. Ai, tuli küll hästi, isegi riivas Nadia, aga ei jäänud seisma, vaata. Ta ei jäänud seisma, vaata. Peab hoolikas olema. Peab hoolikas olema. Oleks samasugune vise jäänud lühikeseks ette, sama kaugus. Oleks täitsa hea, aga no üks kuul taga ka. Kunagi ei tea, kuhu see Nadi võib jälle liikuda. Nii, Robin läheb seda lööma kohe, tuuseldama. Jäi lühikeseks ja ei kratsinud ära seda üldse. Noh, Frigo kadunud vaatama, no kus sa oled olnud kõik see aja? Tervitame Apelsini tänavalt, Pärnumaalt, inimesi, kes on tulnud nüüd alles vaatama. Okei, ja õue läks, okei. Vähemalt vastane siit 6 punkti ei saa. Ühe kuuli raiskas küll Robin ära, aga noh, selline see petank on. Nii. Pakun, et siin pannakse kohe esimene paika. Marksil ja Edgarsil on vaja võiduks 4 punkti. Kevinil ja Robinil ainult 2. Aga praegu on kõik trumbid on, hetkel on praegu veel Edgarsil ja Marsil käes. Nii, ma arvan, et seda ei peaks lööma minema. Et see on tagakuul nüüd, kui saaks Kevin selle suuna peale esimeseks jätta. Et Robinil on ainult 1 kuul käes, et Kevin peaks nüüd õnnestuma. Nüüd oleks hädasti vaja, nüüd oleks nagu väga hädasti vaja, siin asi läheb juba kriitiliseks, hakkab minema praegu. Eksimust ei tohi lubada endale. On, no okei, kindel esimene. Noh, kui natuke norida, siis ta peaks olema, oleks võinud küll olla, oleks võinud rohkem olla selle kuuli suunas siin. Aga nüüd ta on siin nagu kõrval, et vaatame, kuidas õnnestub Edgars. Tuli hoopis auk
ja ma pakun, et kui ta oleks saanud sinna pihta, kui ta oleks siia riivanud seda, siis ta oleks see, siis ta oleks see kuul tulnud siia, löönud ka ära. Nii, nüüd sai sellest jagu. Ja mis kuulid on? Mis kuuli seis on? Kuuli seis on 2-2. Kuuli seis on 2-2. Kuuli seis on 2-2. Viimane taks. Nüüd oleks vaja, et Kevin õnnestuks kohe esimeseks saada. Ei tule, või tuleb, või tuli! Vamos! Vahepeal tundus, et hakkab ära surema, aga ei surnud. Tuli kohale. Ega ei ole lihtne ka Edgarsil ja Marksil nüüd. Kui mingi vale nurgaga kogemata siit tagant endama ära lööb, siis on jälle kõik trumbid hoopiski jälle tervapoiste käes. Vaatame, kui see õnnestub või ei õnnestu. Oi saatana. Nüüd tegi küll Jando. Nüüd tegi sellise jandi, et ma ei teagi nüüd, mis teha tead. Vastastel on üks kuul käes. Ma arvan, et Robin läheb lööma seda. Läheb snadi õue, saab vastane ainult ühe. Snadi õue ei lähe, tuleb siia ainult taga. On meie kuulid siin, või tervakuulid. Assa pagan kui kavalalt raisk. Oi! Sa teeme, ega ta nüüd ometi ikkagi tuli see, ikkagi jäi peale. Ikkagi Edgarsi kuul jäi peale, aga Edgarsi kuul tuli ikkagi peale, jäi. Aga iseenesest oli kaval löök küll. Uskumatu. Kuul oli ju snadis kinni. Kuda ta nüüd niimoodi lendas, et vastase kuulid 2 tükki liikusid. No nüüd on mõte, et näed siin, see kuul on ka Marksi kuul. See on Kevini kuul ja too on ka tervapoiste kuul, et need 2 on. Aga ma arvan, et pigem läheb Marks nüüd asetama, sellepärast, et juhul kui saab ka pihta, võib juhtuda, et tuleb see kuul hoopis siia taha, lööb selle jälle välja, et samas ruumi on, et kindlama võtta siit 2 punkti ja panda viigiseis peale ja edasi minna. No ei tule. Oi, seda ei oleks osanud oodata küll. See on, nimetame asju õieti nimetega, see on eksimus. See on nagu ütleme, see ei ole sul enam nagu laskesuusatamise, et oleks päästmisviga. See ei ole päästmisviga, see on puhas oma viga. Ja vastane see 1 punkti. Okei. Seis on 10-11. Vahepeal näitame reklaami. Pealtvaatajad liiguvad kõik okei. Ja väga intrigeeriv, väga kõva. Kas ta mängitakse jälle siia nurka või kus see snadi nüüd on? Snadit ei ole veel siin. Tundub, et ikka kõige rahast mängitakse siin. Nii, kaamera pani nüüd siia paika ära. See on väga hea koht kaamerale. Pagan, milline triller siit hakkab välja kooruma. 11-10, Kevin ja Robin veel juhivad. Noh, nüüd tagantjärgi mõtle, kui see Kevini, see superlöök, hübriidlöök oleks välja tulnud veel. Ja noh,
oletades, et Perkuli oleks jällegi see asetus ka välja tulnud, siis oleks hoopis täiesti halvast seisust, olematust seisust. Ossa issand jumal küll. Praegu oli küll õnne. Ütleme, et nimetame ikkagi õnne, see oleks pikaks läinud. Aga õnni soosib tugevaid teadupärast. Jaa. Oota. Okei. Robini kuuli ei jäänud väljakule. Aga hästi ilus pihtalöök. Nüüd oleks Kevinil vaja õnnestumist kohe. Ja kas ta näeb, et seal on see kivi, mis Marks välja tassis. See väike kivikene aitas Marksi seekord väga hästi. Ja ikka läheb pikaks. Ei, ta on pikk. Ma arvan, et see on pikk. Samas, kui seda lüüa, et siis peaks Edgar see retro tegema, et sinna snadile ligemale saaks, aga lööma nad veel ei lähe, ruumi on. Ja kui Mark siia nüüd luku saab, siis Her husband. Very important point. He was disturbed by you. Come on, bro. Vahet ei ole, lööme ainult kuulid metsa minema siit. Niiviisi. Vastastel on 4 kuuli käes. Ehk siis Edgars, Marks 4 kuuli käes, Kevin, Robin 3 kuuli käes. Ja jälle väga hea asetus. Tuletame meelde, seis on 11-10, aga Robin läheb seda ikkagi vist peaks minema lööma. Nüüd on selles mõttes paha. Edgarsil on 3 kuuli, Kevinil on 2 kuuli. Väljakul on küll 3 kuuli. Ruumi on palju, aga idee järgi võiks Edgars nagu lööma minna. Neil on üle kuul. Lööb 3 korda ära. Isegi ei pea jääma. Lööb 3 korda ära ja on
kui ühe jätab, on kuradi vabandus. Kui üks jääb väljakule oma löögikuulidest, siis on mäng läbi. Oleneb, kuhu muidugi Kevin oma kuuli asetseb, kui ta paneb snatti või mingil moel lukku, et siis on teema, aga on tegelikult kuulide arvu järgi ja kui tahta mängu lõppu olemas, siis tasuks nagu pigem neil ikka proovida. Jälle võitsid või? Jannu võitsid või? Pihta lõi vahepeal, see on tüüma pihta, ma ei saa aru. Kõike lõi, lõpsi parakuga, kõik lõi pihta. No jah, ei tea. Ja ikkagi võtavadki selle otsuse vastu, sellepärast, et väljakul on praegu 3 kuuli, ehk siis teine, 3. kuul on kusagil kaugel, on Edgarsil ja Marksil. Ja neil on 1 kuul rohkem käes ka. Ta isegi saab 1 korra eksida. Nüüd enam nagu ei jaguks, nüüd enam nagu ei tohiks lüüa, ma arvan. Sellepärast, et kui ta nüüd 1 kuuli augu veel teeb, siis on hoopis Kevinil 2 kuuli ja ei saa enam lüüa, peab vastama. Kuulid tasa, Kevinil 2 ja Edgarsil 2. Lühike. Selle kuuli ma näitan teile. Selle kuuli nimi on lühike kuul alias lammas. Lühike lammas on selle kuuli nimi. Kuidas see mängu seis võib niimoodi muutuda? Ühelt maalt ühel hetkel, just alles oli hetk tagasi, kõik oli hästi veel Edgarsil ja Marksil. Ja kui ta nüüd on halvasti, sellepärast, et nüüd on pahasti, jah. Ma arvan, et ta võiks enda kuuliga minna edasi mängima või sealt ligidalt. Tal oleks vaja 2 punkti peale saaks. Ma kardan, et üks punktiks asetamine 1 kuulist jääb väheks, sellepärast, et siis need on kuulid otsas ja Kevinil on 2 kuuli käes veel. Täiuslik vise oleks, kui saaks 2 punkti peale. Või Robini kuul lukku. Või Kevini kuul tähendab. Siis peab, kui Edgar saab selle kuuli lukku asetatud siia, siis on selge, et siis peab Kevin asetama. Aga kui ta mängiks ideaalis, oleks kõige parem, kui sellega saaks edasi, oleks 2 tükki peal. Lühike on jama. Ei saa. Nii. Ei saanud enda kuulile pihta ja ei läinud ka lukku. No nüüd. Kas nüüd või kunagi teine kord? Kas nüüd või mitte kunagi see aasta? Kas nüüd või kunagi teine kord? 2 kuuli. 1 punkti on vaja punktiks saada. 1 kuuli on vaja juurde saada. Ja me saame lõpu sellele mängule kas nüüd või kunagi teine kord. Pigem nüüd. Ongi, pigem nüüd. Come on. Seis on 11-10. Jap! Bueno! Ja ütleme, mis me ütleme. Võitis Eesti koondis. Selle võiduga, selle emotsiooni pealt on väga hea edasi minna. Siit oli, see oli hea, see oli väga hea. Lõpuks ometi nende tuuridel
nendel turniiridel on nad mitu korda omavahel finaalis kokku saanud. Nii Marks kui ka Edgars. Ja kogu aeg on peale jäänud Marks ja Edgars. Edgars? Aga ma ei tea, kas nad algul leppisid kokku omavahel, et kas oli niimoodi, et kes selle võidab, on kõik selle aasta võitnud või? Ma arvan, vist ei leppinud kokku. Lööme Kunnile ka vatsu. Noh, kes selle võidab, on kõik võitnud see aasta. Come on, nii kui jutt oli. Ja ma arvan, et ma panegi selle koha peal, panen selle asja lukku ära. Ja Mons TV ütleb niimoodi, et selleks hooajaks on siis mängud meil mängitud. Sisehooaja mängud on mängitud. Suvehooaeg on koputab uksele. Küll on katsevõistlused, küll on Eesti meistrivõistlused. Mons TV ise läheb Hispaaniasse, ei lähe poistega kaasa ja naistega. Aga Mons TV läheb ülekandeid tegema oktoobris. Sinna U23-ga läheb tööots, väike amps. Läheb ülekandeid tegema ka rahvusvahelist mängu vaatama, aga oli tore sisehooaeg ja uuel aastal uue hooga. Ja tulge petanki mängima. Moens.